Eri uuringufirmade tulemused erinevad protsentide poolest, aga pingerea tipp on sama. Isamaa ja Keskerakond, nende järel sotsiaaldemokraadid. Arvatakse, et pärast valimisi käib peamine võimuvõitlus nende kolme vahel, sest Reformierakond ja EKRE sobivad teistele pigem vaid häda korral. Isamaa ja Keskerakonna sõnumid on üsna sarnased. Täna ma arvan, inimesed ootavad mitte võitlust, vaid sisulisi ettepanekuid ja päris alternatiivi sellele poliitikale, mida täna kehtestab Reformierakond. Ja ma arvan, alternatiivi saab pakkuda nii Keskerakond kui ka tegelikult ka Isamaa. Meil saab olema tugev, veenev programm, mis peaks just nimelt pakkuma teatud kindlustunde raami meie majanduse kasvuks. Ja mis on oluline on, et ka inimesed tajuksid seda ostujõu kasvu, et oleks inimestel ka niisugune tugevam vaade tulevikule, et inimestele tulevik tagasi anda, see on kõige tähtsam. Sotsiaaldemokraadid otsivad samuti oma võimalust. Nende jaoks avaneb valitsusse pääsu võimalus juhul, kui Isamaa ja Keskerakond kahekesi enamust ei saa. Me kindlasti kavatseme neil Riigikogu valimistel kõnetada inimesi, kes on valitsuserakondades pettunud, aga kellele Isamaa Keskerakonna väärtusvalikud ei sobi või ei sobi see, et keegi ei tea, mis on Isamaa nagu plaan energeetikas, keegi ei tea, mida kavatseb Isamaa mingites muudes küsimustes teha, kuidas riigieelarve korda tahab teha. Isamaa ja Keskerakonna lubadused on sarnased, väiksemad hinnad, madalamad maksud, odavam elekter, palgatõus ja sotsiaalprobleemide lahenemine. Nende sõnul peaks seda võimaldama majanduskasv ja seni veel täpsemalt välja ütlemata parem maksustamine. Me tahame seda programmi üles ehitada nõnda, et ta oleks realiseeritav, ta oleks ühiskonnaga kahekõnes valminud ja mis kõige olulisem, et ta oleks selline, mida on võimalik tegelikkuses nõnda ellu viia, et see toob kaasa majanduskasvu, inimeste ostujõu paranemise ja mingisuguse selguspunkti saavutamise ühiskonnas. Esiteks praegusele maksusüsteemile on olemas alternatiiv, astmeline tulumaks. Teiseks, tõepoolest automaks ka majanduslikus plaanis ja täna me seda näeme, ei ole relevantne, aga on olemas ka võimalus, kuidas teistmoodi riigile raha saada maksusüsteemi abil. See on pangamaks. Politoloog Art Johanson ütleb, et valijad ei keskendugi detailidele. Olulisem on tunne, et tuleb muutus. Pigem tahetakse näha nii-öelda värskemaid tuuli, eks ole. Ja see mingil määral, ma arvan, mõjutab rohkem kui näiteks mingi konkreetne lubadus. Need valimiskampaania loosungid on väga üldised tihtipeale ja nad olid nii eelmine kord, üle-eelmine kord kui ka tulevast tõenäoliselt on väga üldised ja sealt ei loe tegelikult väga välja nende erakondade sisulist poliitikat. Siis väga hea kampaania loosung oli näiteks Eesti 200 kampaania loosung positiivne alternatiiv ja lisaks seal see pika plaani jutt, eks ole. See mängis neile väga head šansid kätte, aga tegelikult need olid kõik mitte midagi ütlevad. Kuigi sõnumid võivad olla üldised, on kampaania siiski vajalik, et pildil püsida ja valijatele meelde tuletada, et erakond olemas on. Palju raha sotsiaaldemokraatidel on valimiskampaaniaks? See selgub alles siis, kui me valimiskampaaniat tegema hakkame, aga kindlasti see jääb kuskil sinna samasse suurusjärku, mis eelmine kord ligi 1 000 000 eurot. Ma usun, et küllap ta tuleb varasemate kampaaniatega samas suurusjärgus, olgugi et inflatsioon on oma töö teinud. Et need suurusjärgud on sinna 1 000 000 eurot pluss parteidel. Meie peamine ressurss kampaaniaks on meie jalad, meie käed, pead ja mis on võib-olla kõige tähtsam süda. Ehk siis pangaarvel on tühjus. Ja. Riigikogu valimised toimuvad 7. märtsil järgmisel aastal.